olen Maria ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Et kõigepealt sa lähed siis bigmonkey.com lehele. Terve! Ma alati unistasin teha midagi sellist või sellist. Sellepärast mõtlesingi teha teile eestikeelselt väga niiske professionaalse tutorial video. Möödudes 100 000 tunde YouTube'is vaadatud tutoriale olen ma valmis avama teile salapärase maailma nimega Bloksimaa. Photoshopimaa. Alustame kõige tavalisemast graafilisest taustast ja siis me lisame ühe imelise foto. See pilt sümboliseerib vabadust ja tahet elada. Aga midagi on selles valesti. Siin on midagi, mis võtab liiga palju tähelepanu. Üleliigsed inimesed pildil. Nende ülesandeks on ainult pilt ära rikkuda. Aga võt ma ei taha, et nad siin oleksid. Mingu nahku mu pildilt. Muidugi päriselus ma ei ütleks nii inimestele, aga arvuti taga ma olen kangelane, remba, tantsulõvi. Sellepärast ma kohe näitan teile, kuidas neist kiiresti lahti saada. Selleks aitab mind siuke instrument nimega lasso. Tõmbame inimesele ringi peale ja kasutame funktsiooni fill ning kustutame ta ilma pealt ära. Õigus, unustasin öelda, kui sa lõikad inimesed välja Photoshopis, siis nad kaovad ka päriselus. Sellepärast olge ettevaatlikud, et te kogemata enda lähedastega nii ei tee. Muidu pärast oled sa kurb ja siis tuleb nutta. Ja. Nagu teie aru saite, see asi analüseerib pikseleid teie tõmmatud ümbrusest ja proovib ehitada kõike, mis on sellele taustale sobiv. Aga vahel see ei tööta eriti korrektselt. Nagu näiteks tema pea tagant tõmbasin ringi kõigile ümber. Seal on muidugi omad vead, näiteks ei suuda teha vahet tulepostist ja selle tüübi peast. Aga võt selles olukorras tuleb meil appi Push Tool. Siin täpselt samamoodi tuleb tõmmata ringiga ümber ja liigutada seda samasse tekstuuri kohta, kuidas see sulle sobib. See ise teeb nii, et see normaalselt välja näeks. No sa ainult vaata, kui imeline see välja näeb. Tahaksin öelda, et see programm jätkuvalt üllatab mind ja ma olen sitaks rahul sellega. Ja samuti sellisteks olukordadeks on siuke asi nagu Clone Tool. Siin on vaja vajutada alt ja valida piksel, mida kopeerida ja lihtsalt tõmbad üle. Kui sa ei teadnud, siis selles põhinebki professionaalsete ediitorite ja disainerite töö. Ja ainult paari minutiga ja seda pilti saab juba kutsuda ilusaks. Ja nüüd ma näitan teile, kuidas luua imesid, nagu näiteks see, või see, või see. Enne on meil vaja ideed, mida teie tahate ellu tuua. Nagu näiteks ma tahan puhata, ma tahan välja tuua rahu ja naudingut. Esimene asi, mis pähe tuleb, on rand. Selle jaoks ma tooksin sisse Sand Beach, seal leian endale sobiva pildi ja viskan Photoshopi. Näeb imeliselt välja, aga tundub natukene tühjane. Nüüd on vaja midagi täiendada ja selle jaoks avangi mina enda imelise folderi ja valin sealt sobiliku vanuri välja. Nüüd on vaja ta kuhugile panna. Siin ma soovitan teil kasutada spiraali. Põhimõtteliselt valime kõige tähtsama punkti pildil ehk muidugi vanuri paunake, lõikame ääred ära. Nüüd võib alustada tööd objektidega. Alustuseks teeme koopia rannast ja liigutame selle ülesse poole. Siis kasutades ühte tarka tööriista, lõikame kõik peale merekarbi välja ja paneme ta esiplaanile. Siis töötame värvidega, seda ma teile seletama ei hakka. Imege sitta. Õppige ise. Nii, nüüd vanur sobib väga hästi värvidega kokku. Pilt on praktiliselt valmis, nüüd on vaja lisada paar väikest asja nagu näiteks sašlõk. Nagu me näeme, nad eriti ei sobi kokku taustaga. Selle jaoks me kasutame funktsiooni Transform Perspective ja natukene liigutades ongi täiuslik. Viimased kaks asja on muidugi hirmutav mereelukas lihtsalt pulli pärast ja muidugi ka pudel õlut, mida rohkem seda parem, nagu öeldakse. Siin nüüd puudub ainult üks kiri, puhkan merel ja ongi valmis. Selle pildi võid saata kellel iganes ja kuhu tahes. Aga nüüd tuleb selle terve video tuum. Photoshopi peamine idee ise on peita reaalsust ja visuaalselt valetada, mis on loodud selleks, et tõsta enda enesekindlust. Konkreetselt rääkides ülekaal. Te olete niimoodi näinud neid ülekaalu reklaame. Ema, ma võtsin paari päeva jooksul istudes dieedil 200 kilo alla. Söödes ainult savi. Aga nüüd ma näitan teile päris efektiivset meetodit. Leiame netist mõned modellid nagu näiteks Aljoha ja alustame. Punane roos suus annab meile teada, et kohe läheb kuumaks. Aga nüüd võib minna Liquify'sse ja nüüd me kasutame instrumenti nimega Imur.
ta imeb kõik ebavajalikud pikslid sisse, näes kohe ekstreemset kõhnelemist. Ja nüüd ilma pika jututa lisame talle lihaseid. Kuule Sõmmel, ma laenan sult korra midagi. Teeme kohe lihased veits nähtamatuks, et neid oleks kergemini kohandada pildile ja kasutades Transform Warpi realistselt paigutame lihaseid. Ja peale lõikamist, värvi muutmist ja liigutamist võime talle lisada lõpudetaile. Ma soovitan panna ta silmadesse armastustuld. Teeme 2 ringi ümber ta silmade ja siis teeme neile eraldi tulbad ja siis kopeerime. Värvime siis tulevärvi silmad ja siis valime parameetriks overlay. Peale seda võib võtta mis iganes silmad ja panna ta muutes parameetriks screenile. No juba praegu võib lõpetada video, saata kõik nahhui ja saada endale 100 000 laiki. Aga ma pole veel lõpetanud. Otsin netist tervet süda ja samuti panen silmadesse parameetriga overlay. Täpselt samal viisilt saad teha efekti säravaid silmi. Paneme nüüd värvidega hullu ja nüüd ta näeb välja siuke. Ma usun, et sa arvad, et see video on nüüd läbi. Aga ei, üks modell on veel. Ja see pole veel töödeldud foto. Alustuseks lõikame välja terve keha ja toome keha ideaalselt välja. Samuti, ma soovitan kasutada Puppet Warpi ja kasvatada lihaseid. Nüüd lisaks mõned kõhukad ja kontrollklikin ja teen uue layeri. Värvin ära ja siis panen overlay peale. Vau! See kohe üldse pole inimlikult kena. Aga kui nii, siis mul üldse pole sõna. Muide, kui sa tahad, et see objekt paistaks keskel silma, siis tuleb kasutada La Vignetet. See teeb tagatausta ääred tumedamaks. Aga see kõik pole nii oluline kui armastus. Sellel puhul me lisame vähe armastust. Ja sellega ma juba lõpetan. See video võttis aega, kuid ma loodan, et teile see meeldis ja see oli seda väärt. Ja samuti ma üritan vähem pahandusi teha, et rohkem arvutis olla ja uploadida. Ja kindlasti lisage kommentaare, aga nüüd ma lähen panen koolis hullu. Yo, I ain't here for the money